nii et see on see, mida te kindlasti võiksite püüda. Seitse kordust. Aita, räägib Erik. No, tuliga 8 siis. Ja see 8 oli küll nii ääre peal, et aga ilusti sai peaaegu rinnale. Martin on suhteliselt suure ülakehaga mees. Kaalub mees ka ju kõige rohkem meil tänasel võistlusel. Oma võitleb Martin. Ühe korduse peab saama, aega sul on. Rahulikult. Algus kõige esimene liigutus, kui sa üles tõusid, siis oli peaaegu sul õigesti seal. Hops, nüüd jah, tahab ära kaaluda. Eks ta üks ebamugav harjutus rammumehe jaoks on, kuid. Nii, ja nüüd jääb siia peale, käed alla. Ai, kipub hirmsasti käest ära minema. Marek on meil siuke egomaniak, et ta lasi veel sellele plokile oma nimega peale panna igaks juhuks. No nii, ega jah. Katkise seljaga siin midagi teha ei ole. No pole midagi, Martin, ära hävene, ega see on, nagu öeldud sai, üks ebamugavamaid harjutusi siin tihtipeale jõud ei olegi niivõrd kui see osavus, et see tasakaal saad kätte saada. Aga ei ole midagi, kirja ei tulnud ühtegi kordust, kuid vähemalt Mark oli siin naudukene, ütles, et üles seda tõstaks, aga kuidas sinna rinnale saada, see pidi olema keeruline pool. No vaatame, Argo võib-olla näitab meile, kuidas see rinnale käivalt tuleb. Noh, Argol ka suuke suurem ülakeha. Rinnale sai. No nii, kas tuleb Argolt nüüd väike jalatõuge? No anna korra proovida Margile. No ütleme nii, et Argo oli väga lähedal sellel sooritusel, kuid hakkab käest ära vajuma, aine. Et ega see raskus ei ole tõesti seal suur, kui seda lõpusõlumist ei saa teha, siis sa tunned, et see raskuse tasakaal läheb paigast ära. No Mark võitleb, vana võitlejana, nagu ta ütles ka. No Mark sai mahtuks selle rinnale. Saab ta selle tasakaalu kätte, et saab ta ka selle üles surda. Ebamugav. Ja mehed, ühe korra peaksite saama, kui te teist kohta soovite tänased võistlused endale saada, siis see üks kordus on nagu sunniviisiline lausa. Argo, too kastanid tulest välja. No nii, Mark, sa lähed. Mark, proovi. Äkki sina oled see, kes ja kohtunik selline nael, mida täna ära ei tehta. Kaks esimest tiimi seda nii. Rainer näitas, et seda on võimalik tõsta. Rainer Randole praegu seda võimalust üldse ei andnudki. Nii. Ja kaks kordust. Selline väike lapsepõlv peab meelde tulema. Siis sai neid teatemänge rohkem mängitud. Nii, kas tuleb ka kolmas kordus? Tuli ka kolmas kordus. Rainer viskab kogu aeg seda natuke kaugemale, vend natukenegi midagi teha, saaks joosta vähemalt. 25 sekundit on aega. 3 korda sai tehtud, jah? Ai, läks juba käest ära. Kõik. Rainer ütles, aitab. 3 kordust nende poolt. No nüüd on
Mihkel ja Eerik. Nii, Mihkel võttis selle koorma esimesena kanda selles paaris. No nii, Mihkel lõi ta ka väga ilusti rahulikult ülesse. Eerik muide on see mees, kes on valitsev amatöörsarja paaris. Tuleb, käed alla, ilusti! Võistluse Ilusti! meister siis eelmisest aastast. Oi, no nii, Eerik. No Mihkel, ega sa ju nõrgem ei ole kui Saaremaa mihid. No nii. Sülle tuli ta ilusti, Mihkel. Ai. Loeti see? Selline. Nüüd kohtunik noogutas eitavalt pead ja 2 kordust siis Mihkel ja Eerikule kirja. Natuke on veel minutin aega. No nii, minut on täis, 33 sekundit on see aeg, mida sa veel hoidma pead. Hoiab Rauno. Võitleb. 10 sekundit on minuti peale juba tulnud. Ja 1.33,36 oli siis Sagari aeg. 1.20 on Raunol see aeg juba. Kas tuleb? No tundub, et Sagari ajale üle vist. No Rauno juba võitleb endaga päris tõsiselt. Nii, Sagari aeg sai üle. Kas siin tuleb veel sekundeid peale? No nii, näita nendele junnidele, et suurus ei ole oluline. Oma naine ütleb alati oma mehele kodus, suurus ei ole tähtis. No nii. Marek, tule siia. Sul on 29 sekundit hoitud juba. Ainult minut on vaja veel hoida. See on küll väga hea uudis, kui sa oled omast räigelt kaua hoidnud ja siis mingi vend ütleb, et sa oled 30 sekundit hoidnud ja sa pead kõigest minuti veel hoidma. See on väga lohutav. Hoiab, võitleb 48. Hetkel halvim aeg, kui sa ütlesid, nimelt on 55 sekundit. Ma loodan, et sina selle ikkagist ületad. No selles oled juba ka ületanud. Minut 06 on järgmine aeg, mida sa võiksid üle lüüa. Selles on hetke pärast üle löönud. Ja nüüd on järgmine aeg 1.33,36. No nii. Gert tahaks pärast pilti endale ka. Saaks. Hetkel siis on meil parima aega Rauno. Noh, Rauno nüüd siis kasuks võib rääkida see, et ta on ka poolenisti invaliid. Meil on pungits veel ju. Väga hea. Üks mees on veel kindlasti, kes täna meil siin jõudu hakkab katsuma. Näitama vähemalt. Võistlusest ta libises ära, kuid siit rahvaalast ta nüüd küll meil välja ei libise kuidagi. Või siis vastasel juhul me lihtsalt võtame teda terve tänase päeva siin jutuga. Gert arvad ka, et minutid on jube pikad siin. No, Gert kohe saab minut täis. Me pidime ütlema, et minut 20 juba, Jaan andeks. Ja siin unustasime kokkuleppe ära. No nii, hoiab, Gert. Minut 10 on kohe täis.
ja minut 10 ongi täis. No rahvas, teeme vahepeal Gerdile aplausi, ma vaatan, et te olete ka juba siin sooja käes täitsa tuimaks läinud. Ega siilipunkte veel ei anta, juba sirged tulevad ikka, sa võid natuke tahapoole käest lasta. Tee Peeteraani. Siin võib Peeteraani ka teha. No nii. Pange meestest just kaamerasse määritud. Jaa. Sa pead ütlema vahepeal neile. Võitja saab pileti. Sinna, kuhu sa niikuinii pileti oleks saanud. No nii. No ega siin ei peagi alati midagi saama, siin on mehe uhkus ka mängus praegult. Ja tuletan meelde, et Rauno jalg on päris haige, nii et ega ta pole korralikult trenni teha saanud. No nii, aega on sul kulunud 25 sekundit juba. Okei, 50 sekundit on täis. Ei ole väga palju enam jäänud. Praegult seda võiks filmida, mitte pildistada, mismoodi need keharasvad käivad nii siis tiiselt. Hoiab, su poiss oleks ka kauem hoidnud. Tooge see poiss siia. 24-aastane ja 130 kilogrammi kehakaaluks. Järgmine paar, Raiko Borissov ja Günther Simenson. Samuti Günther on teie oma kohalik poiss, nii et võib kohe kõvema aplausi teha. Güntheril vanust 23 aastat ja 115 kilogrammi kaalu. Raiko Borissovil 24 aastat vanust ja kaalu 122 kilogrammi. Järgmine paar, Marko Traks ja Argo Sibul. Marko 24-aastane, 150 kilogrammi kehal raskust peal ja Argo 27-aastane ja 135 kilogrammi. Neljas paar, Markus Männik, 29-aastane, 130 kilogrammi kaalu ja tema paariline tänases võistluses Tarmo Mits. Kaalu 150 kilogrammi ja vanust juba 36 aastat, kuid nagu te näete, siis endiselt veel väga aktiivselt rammumehe võistlustel osalev mees siis. Kohtunikud Marek Tovi ja Erik Kuningas. Abilised on meil Erko, Jaanus ja Marko ning adminilauas Elvira ja Jaanika. Nii, sellega on meil mehed teile ära tutvustatud. Laseme nad siit päikse käest ära telgi alla virudas. Võistlemas käinud viimast korda. Toimus see kuu aega tagasi Riias, kus ta saavutas lausa 3. koha seal. Ja seda kummi nüüd enam päris traditsiooniliselt siis ei tõsteta, süksist nippe juba tuleb kasutada sealt. Nii, üks kordus tehtud. Mehed on juba väsinud näoga. Ei lase, väga hea, hoiab. Siin on selle kummiga on see, et kui sa juba teda tõstma hakkad, siis sa pead lõpuni tõstma. Alla seal keegi kindlasti jääda ei taha sellele. Kolmkordus tehtud, nii, siin juba abilised tulevad ka turvama, et tõesti siin see kummile keegi alla ei jää. Võitleb ja saab alla. Esimene kordus tehtud. No nii, väga hea, töötab. Nagu ma juba enne võistluste meestele korra nendele meestele ütlesin, et nende pluss tänasel võistlusel on kindlasti see, et neil on väiksem kehakaal ja nad liiguvad ehk võib-olla mõnes positsioonis natuke kiiremini. Üks kordus veel, Raiko. Läheb, puhkab pärast. Järatab veel. Ei lase jalga alt ära ei lase. No nii, siin läks natuke meestel see takt sassi. Aega 50 sekundit on kulunud. Nii, proovi möögra veel. 2 kordust tehtud. Rahvas, tuleb väike aplaus. Kindlasti see aitab rammumeestel. Kutsutab. Läheb alla. No praegult
sekundit aega. no 15 sekundit aega ja tundub, et selle 15 aplaus Raikole ja Alla, alla, täpselt, võtta rammid alla juba poisida. Rammid alla. Õhu peale! no nii. nii et ja ärge kuulake kõrvalolijaid. 11 kuulake ilusti. Põlv ilusti alla. Hops, nägite koos ja nii see kuum tuleb. kui nüüd see kuum külje peale keerama ennast ei hakka ja esimene kordus tehtud. Markus rikkus oma küüned ära. Sai eile kerist käidud just. No nii. Ilusti koos, koos. Ja kui ühiselt. Ülesse. Liigub, liigub. Ja. Koos. Ja koos. Tule otse. Tule. Sada 15 kilogrammi kaaluvate 125 kilogrammi kaaluvate kohvritega. Ega kohvri raskus täna väga suur ei ole, kuid nad on, nagu juba sai vahepeal räägitud, üli ebamugavad. No nii. Margo peab veeretama selle kaadrirulli sinna mäe otsa. Teeme aplausi Argone vahepeal. Mees sai ju esimesel alal natukene haiget oma jalale, kuid see... Natuke veel. Jookse kukku juba. See kaadrirull sealt ülevalt alla ei kuku. Siis peab selle Scania meile pärast natuke selgitama, mis ta autoga juhtus. No nii, Argo, võta koht siia kohvrite juurde sisse. Hambade ristis. Oi, davai, läheb, Marko! Marko, tule! No nii, rahvas! Ei kuule aplausi! Marko! Selga! Argo, davai! Ja, selle ala sooritamiseks on võistlejatel aega juba ka 2 minutit. No nii. Kas tuleb proovi uuesti? Pole midagi, Marko, pead. Ja no ega me ei saa öelda, et tüdrukud rasked on. Raam on vahepeal raskemaks lihtsalt läinud. Lõpuni proovi. Nii. 2 minutit sai täis Fitness TV-s, kuidas 300 kilogrammi tõsteti ilma igasugusel abiva... No näed, trenni tüdrukudega siis. Olete sporditüdrukud, jah? Kõik. Nii, Günther! Mis pulli sa meil vahepeal teed siin? Läheb! Ei lase maa, nüüd veab lõpuni! Nüüd veab lõpuni! Läheb, Günther! Jõuab! Nii, ja nüüd kiiresti, mine! Raikole patsu ja tule siia! Tuleb ilus! No nii, Günther, monitööd sinu külas käis. Vaata, et sa nüüd ikka lõpuni ära vead. Seda juttu sa ei jõua pärast ära kuulata. Tuleb ilus! No nii, Raikol on jäänud veel paar viimast tõmmet, Günther. Tuleb! Läheb, niimoodi. Alla, kõik. Ai, Günther, valmis. Käed, pane valmis juba, Günther. Ja Raiko paneb kohe enda kohvrid valmis. Hoiab! Günther ei lase! Võitleb! Günther liigub!
nii Raiko, kui sa tunned, et sina näiteks jõuaksid seda, mine Günter, anna patsu Raikole, ära jää passima. 30 sekundit on ainult veel aega. Ära lase tõmba taha rohkem. Ära lase nii. Hoid. Sul on vaja saada natukene veel edasi seda. Nii ja nüüd läheb. Väga hea. Nüüd läheb. Väga hea, liigub. No nii. No siit tuleb hetke kolmas tulemus ära. Ja aeg lõppes meestel 2 minutit. Üle jõu ei käi. No nii. Meelis tuleb sellise kindla, kuid mitte väga kiire sammuga küll kohvritega ilusti lõpuni. Ja nüüd väike spurt. Nüüd Meelis peab tulema kiiresti siia. Meelis, kui sa jõuad, võid Markole juba kohvrit ka valmis panna. Kiiret. Nii. Ja Marko, mine nüüd Meelis juba karusselli juurde. No nii, Meelis arvestab kiirus. No nii, Meelis käed külge. Ja Marko kiiresti kohvrite juurde. Meelis teadis, teed sul juba isegi ka vaikselt paika. No Meelis tuleb nüüd siit päris hea hooga. Sai Tšempeliga võistlusega just tänu sellele karussellile Meelis väga hea koha sealt. Ta võttis teiste eest väga kõva tulemusega, nii et Marko Remlik läheb nüüd veel omakorda nende kohvritega korraliku hooga. Kaks kordust juba meestel leetud rahvas. Väike aplaus on kindlasti juba omal kohal. 3 kordust tehtud. Nii, tuulid mehed igal juhul juba. Tuleb! Väga kõva. Traks ja varm on nii ääres, et kui varvas alla jääb, siis on... No nii, kas tuleb väikse väike hetk puhkust ja tuleb 1 kordus veel peale? Tuleb! Kahjuks ei, kuid sellega jõutõmme saab ka nüüd ilusti meeste poolt tehtud. 7 on siis praegu see hetkel parim tulemus. Need tõmbavad selliste läkadega ennast täitsa sinna raami külge kinni, et see jõutõmme jumala eest käe haarde taha ei jääks